Tere õhtust! Täna on meil ees huvitav webinar, mis avab meile silmad tehnoloogia ja finantsmaailma tulevikku ehk siis krüptovaluuta arengusse ja sellega kaasnevatesse võimalustesse. OneConcept on siis kontseptsioon, mis on krüptovaluuta teine põlvkond, kui nii võib öelda, ja toob endaga kaasa palju uuendusi ja muudatusi siis juba praegu nähtud ja kogetud krüptovaluuta maailma. Paljudel on kindlasti krüptovaluuta täiesti uus mõiste, uus kogemus ja nii on see ka olnud mulle, kuid nagu kohe kuuleme-näeme, on OneConcept ehk OneCoin vaatamata muutsusele hästi lihtne ja kergelt kasutatav projekt ning arvestades tänapäeva finantsmaailma hetkeolukorda, kus me oleme, mis ei ole just kindlasti kõige parem, pakub OneCoin väga reaalset ja kiiret võimalust oma finantsolukorra parandamiseks. Ja see ei ole puhtalt, see ei ole kõigest sõnakõlks, vaid see on reaalne väide, mis põhineb lühikese ajaga ehk mõningatel kuudel saadud headele kogemustele nii ümber maailma kui ka Eestist ning juba mitu tuhat eestlast on mõne kuuga ennast OneCoini tegevusega sidunud ning märgatavat kasu teeninud sellest praegu, kuid veelgi suuremat kasu saavad sellest lähiaastatel, kui OneCoin ehk siis krüptovaluuta läheb ülemaailmsesse kasutusse. Seega tegemist on kindlasti projektiga, mis on just nimelt mõeldud kõikidele inimestele kergelt kasutada ning selles osaleda ja OneCoin on mõeldud saamaks järgmiseks ülemaailmseks krüptovaluutaks ning see on kindlasti projekt, kus algfaasis, kus me praegu oleme, tasub osaleda ja siia panustada. Kuid enne kui teha otsust ühe, teise või kolmanda projektiga ühinemiseks ning toimetamiseks, on kindlasti palju küsimusi, mis inimestel on, mis tahavad vastust saada ning vaatame kiiresti läbi need teemad, millele katsume täna siis järgneva 45 minuti jooksul vastuse leida. Ehk mis on siis OneCoin, mis on projekti eripära, eesmärk, kes on selle projekti taga, kui suured on kogemused. Selge on ju see, et kui te investeerite oma aega või raha, siis te eeldate, et seda projekti juhitakse professionaalselt ning te võite olla kindlad selles edus ja teie edus koos projektiga. Väga oluline on teada, kas tegemist on legaalse ettevõtmisega, kuna OneCoin on krüptovaluuta ehk tegelikult on tegemist siis nagu alternatiivse rahaga, siis siin juures tõuseb see küsimus eriti oluliselt ülesse, et ega mul ei tule probleeme, kui ma olen siis OneCoini tegevusega seotud. Väga oluline on teada, kui reaalne on OneCoin ehk kas ta on toode, mis on kitsas ringis või on see midagi, mis on kasutatav üle maailma igal pool ning see on kindlasti väga oluline argument, kui te teete oma otsust ükskõik, mis projektiga toimetamisel. Kuidas sellega raha teenida? See on loomulikult üks põhiküsimusi, sellele kulutame kõige rohkem aega ning kindlasti igaüks mõtleb, eriti kui ta kuuleb suhteliselt uuest valdkonnast, millega pole kokkupuudet, et kas see on selline lihtne projekt, mis on ka minule jõukohane, kui kaua läheb aega selleks, et see selgeks õppida ja kui kaua läheb aega selleks, et selle informatsiooniga siis ka kasumit teenida. Siin tuleb kindlasti väga konkreetseid ja otseseid näiteid
ning lihtsaid põhjendusi. Ning mõningad näpunäited ja juhendid siis strateegiast, mida OneCoin meile pakub. Mis asi on siis OneCoin? OneCoin on krüptovaluuta ehk siis digitaalne raha ja see tähendab seda, et teda ei eksisteeri füüsilisel kujul, vaid krüptovaluuta aluseks on matemaatiline mudel ehk algoritm. Põhimõtteliselt tähendab see siis seda, et tegemist on väga keerulise, senimaani kõige keerulisema ja turvalisema krüptovaluuta algoritmiga, mis siis võimaldab leida õigeid lahendusi või vastuseid sellele algoritmil ja iga vastus või iga õige lahendus annab ühe krüptovaluuta virtuaalse mündi. Ja seega siis tegemist on väga suurt arvutusjõudu nõudva projektiga, kuid ärge mureta, arvutusega ja koodi lahendamisega tegelevad firma serverid, sellega ei pea meie üldse oma pead ega oma arvuteid vaevama ning matemaatiline mudel siis võimaldab luua 2,1 miljardit õiget vastust ehk 2,1 miljardit OneCoini järgmise 4,5 kuni 5 aastaga. Kõige esimene krüptovaluuta oli Bitcoin, mis alustas tegevust 2009 ja seni on ka Bitcoin olnud kõige edukam krüptovaluuta, kellel on täna nüüd 6-aastase arengu tulemusena umbes 250 000 kasutajat, kelle käes on siis vähemalt üks Bitcoin või rohkem. Kui arvestada kogu maailma, siis seda ei olegi nii palju, sest et OneCoinil on nüüd täpselt 3 kuu kaevandamise tulemusena. Kaevandamine teisisõnu tähendab siis just nimelt selle algoritmi arvutamist. OneCoinil on siis 3 kuu kaevandamise tulemusena umbes natuke üle 220 000 unikaalse kasutaja ehk tegelikult maikuu alguses liigume siis kasutajate arvult juba Bitcoinist mööda. Selleks on palju põhjuseid ning nendest räägime kohe lähema aja jooksul. OneCoini oluline erinevus teiste krüptovaluutade ja ka Bitcoini ees on see, et seda ei pea ise kaevandama, sellega tegeleb firma, ehk siis selle kõige suurema ressurssi nõudva ja ka teadmist nõudva ülesandega ei pea tegelema meie kasutajad. See on firma IT-spetsialistide ja superarvutite töö. Meil on ainult võimalus osta omale portfell või osaleda nii-öelda ingliskeelse sõna väljendi järgi ka poolis, jagada siis ära omavahel kõik kaevandatavad või toodetavad OneCoinid ning hiljem siis neid OneCoini müües jagada kasumit. Ning OneCoini eesmärk ei ole rohkem ega vähem, kui saada ülemaailmselt kasutatavaks tunnustatud krüptovaluutaks ning seda sellisel moel, et seda on sama lihtne kasutada nagu teie igapäevast kodupanga pangakaarti täna. Ehk siis seega OneCoini saab mõne aja pärast kasutada läbi pangakaartide kõikjal maailmas, kus kehtivad Visa ja Mastercardi kaubamärgid. Ja see on oluline hüpe krüptovaluuta arengus võrreldes teiste krüptovaluutadega seni, mille suhteliselt puudulik siis kood ehk blockchain inglise keeles ei võimalda kahjuks siis neid vanemaid krüptovaluutasid reaalsesse finantsmaailma niimoodi integreerida, nagu seda nad tahaksid või nagu seda siis plaanib OneCoin. Teine väga oluline erinevus OneCoinil on see, et ta kasutab oma turundamiseks siis marketingi, preemiasüsteemi, mis töötab ühtse juhtimise alusel ning see teeb siis OneCoini arengu järgu võrra kiiremaks ja efektiivsemaks kui ükskõik mis teine krüptovaluuta seda seni on suutnud ning see on ka üks firma peamisi trumpe ning eeldusi oma ülesande saavutamiseks. Kuid vaatame korra tagasi, mida tegi Bitcoin
omal ajal ning miks krüptovaluutadest üldse nii palju räägitakse. Bitcoin alustas oma tegevust siis 2009, kui esimesed koodid siis oli võimalik soovijatel välja arvutada, seda küll tehti paraku oma arvutitega, ning kui esimesed mündid olid leitud, kaevandatud, siis esimesed tehingud Bitcoiniga tehti hinnaga 10 USA senti tükk. Paar aastat oli Bitcoin suht tundmatu, kuid 2,5-aastase arengu tulemusena oli hind siiski juba kerkinud $35, ehk siis märkige, see on 350-kordne hinnatõus, ja järgneva 2,5 aasta jooksul toimus Bitcoini arengus väga suuri hüppeid ja jõulisi hinnatõusi, kõikumisi ning möödunud aasta tipphetkel maksis Bitcoin $1200. See on tänapäeva maailmas teadaolevalt kõige suurema kasumiga investeering, legaalne loomulikult selline, ning pärast mitmeid tehnilisi probleeme ja erinevaid siis ka finantsprobleeme on Bitcoini hind hakanud langema ning on tänaseks jõudnud ligemale $200 piiri peale, mis siiski, arvestades seda, et tegemist on krüptovaluutaga, on väga hea tulemus. Kuid paraku Bitcoinil on väga palju puudusi, mis on ka siis just selle praeguse hinnalanguse aluseks, ja kui kiiresti mõni neist ära märkida, siis üks see, et ta on anonüümne, mis tähendab seda, et paljudes riikides ta ei ole enam kasutatav, kuna anonüümsena mõistagi saate teha tehinguid, mida teha ei tohiks. Ja teine väga suur puudus Bitcoinil on see, et ta ei ole väga vargakindel. Kui keegi häkib sisse teie kontole ja varastab teie Bitcoinid, siis nad ongi läinud, neid ei ole võimalik tagasi saada. Ja paraku väga palju on sisse häkitud vahetuspunktidesse, kus siis Bitcoine vahetatakse rahaks ja vastupidi, ja häkkerid on viinud ära kümnete miljonite dollarite kaupa Bitcoine ning mõistagi selline turvaauk ei mõju rahale positiivselt ja paraku siis lähtuvalt puudulikust lähtekoodist, mida ei ole enam võimalik uuendada, selline turvaauk on ja seda on pea võimatu parandada. Kuid Bitcoin on olnud edukas, tänu sellele on tulnud kümned, isegi sadu teisi krüptovaluutasid, kes on püüdnud siis ennast Bitcoini järgi kehtestada, kuid olulist, väga suurt edu nad ei ole saavutanud, siis kuni nüüd tuli turule natuke rohkem kui pool aastat tagasi OneCoin oma uudse ideega ja uudse äriplaaniga, ning teeme siis siin võrdluse, mis on OneCoini eelised Bitcoini ees. Esimene kõige tähtsam on see, et tema algoritm on palju arenenum, seega ka turvalisem ja võimaldab rohkem kasutust ehk integreerimist finantsmaailma, ja see on juba siis spetsiaalselt aretatud algoritm, arvestades aastatepikkuseid kogemusi teiste krüptovaluutadega töötamisel ning just nimelt neid puudusi silmas pidades on siis välja töötatud täiustatud matemaatiline mudel OneCoini loomiseks. Kuna OneCoini läheb ringlusesse 100 korda rohkem kui Bitcoine, siis võib-olla aitab see natukene piirata väga kõrge hinnatipu jõudmist ja võib-olla ennekõike läbi teatud mitmete meetmete saab hoida paremini kontrolli all OneCoini hinna liikumist, muutumist, ehk siis ära hoida just neid suuri hüppeid, mis oli Bitcoinil eriti viimastel aastatel suhteliselt segavaks teguriks, et kujutage ette, kui teil on rahakott, mille väärtust ei tea, palju see on homme või järgnädal, sest see kõigub nii palju, siis sellise valuutaga on väga keeruline arveldada. Üks oluline vahe, mis annab mitmeid eeliseid OneCoinile, on see, et ta on tsentraliseeritud ning see tähendab seda, et temaga kauplemine käib esialgu ühel ja ühel ainsal börsil, mis tähendab seda, et tal on suurem likviidsus ning väiksem hinna kõikumine erinevate vahetuspunktide vahel
ning ka oluliselt vähemalt 10 korda väiksem vahendustasu ostu- ja müügitehingute pealt, mis loomulikult on oluline selleks, et OneCoini omanikud saaksid krüptovaluutat osta ja müüa. Lisaks pakub tsentraliseeritud börs ja üldse tsentraliseeritud kaevandamine ning OneCoinide haldamine ka oluliselt kõrgemat turvalisust, kuna firma saab jälgida kõiki tehinguid OneCoinidega. Iga 5–10 minuti järel tehakse OneCoinide liikumisest siis turvasalvestus, mis salvestab kõikide OneCoinide seisud sel hetkel ja kuna OneCoinid on siis 100% kontrollitavad firma poolt, ei ole võimalik ühtki OneCoini varastada, kuna nad liiguvad süsteemis sees ja neil on siis mitmekordsed turvakontrollid, salasõnad ja lisaks sellele siis veel kord öeldud ka turvasalvestused, mistõttu OneCoini omanikud võivad olla kindlad, et nende portfelli varastamine on täielikult välistatud. Kindlasti see, et OneCoini eesotsas on firma koos tugeva juhatusega ning väga konkreetse strateegiaga, tähendab seda, et OneCoinil on selge eesmärk, milleks ta on asutatud ja kuhu taga minnakse ja mida taga tahetakse saavutada, ehk siis juhatus vastutab OneCoini leviku, turustamise, brändimise, strateegia ja kaupmeeste hankimise eest ja see on just see, mis tegelikult siis võimaldab OneCoinil jõuda ringlusesse üle maailma. Seda esialgu OneCoini kaevandamise lõppfaasis see tsentraliseeritus kaotatakse, ehk siis tekib ka võimalus kaubelda OneCoiniga väljaspool siseturgu, mis siis veelgi tõstab nõudlust ja kasutavusmugavust OneCoini hulgas, kuid just nimelt kontroll alguses välistab selle nii-öelda kopeerimise, järeltegemise ja varguse. OneCoini kaevandatakse firma poolt, firma serverites ja kõik soovijad saavad teha oma panuse ehk osta portfelli läbi tootepaketi ja seega keegi ei pea investeerima raha ega aega ega teadmisi tehnoloogiasse, kuidas OneCoini kaevandada. OneCoini hankimine on sama lihtne nagu või veelgi lihtsam kui oma pangakonto avamine täna meil Eestis. Seda saab teha online'is 1-2 minutiga ning hiljem lisades oma dokumendid, passikoopia ja arvekoopia, saate te isikuna ennast firma ees siis identifitseerida, mis teebki OneCoinis mitte anonüümseks süsteemiks ja garanteerib selle, et ei teki probleeme seadusega ja siis OneCoini kui projekti terviku arenemisega ning inimesed siis võivad olla kindlad, et nende panused täna ei kuku hiljem selle tõttu, et OneCoin oleks anonüümne, mittelegaalne või midagi muud, mis kimbutab teisi krüptovaluutasid täna. Veelgi enam võib öelda, et praeguseks on OneCoin esimene krüptovaluuta, mis on saanud Ameerikas ametlikult heakskiidu näiteks Nasdaqis ja SEC-s, mis on väga oluline firma arengu seisukohalt ning Euroopas toimub iga kuu audit OneCoinide kaevandamise kohta ning Saksa siis audiitorfirma vastutab selle eest, et OneCoini tegevus on täiesti legaalne ning tema blockchain ehk kood vastab igati krüptovaluuta normidele ja nõudmistele. Ning muidugi see kõige tähtsam on see, et OneCoin on praegu oma arengu alles algstaadiumis, nagu mainitud, kaevandatud on teda 3 kuud ja mõned päevad, mis tähendab seda, et hind on praegu peaaegu miinimumis ning õnneks on krüptovaluutadel üks hea reegel. Krüptovaluuta hind saab alguses liikuda ainult ülespoole ning hinnatõusu potentsiaali
on loomulikult palju ning sellepärast tahavad ka väga paljud liituda just varases staadiumis, et sellest hinnatõusust kasu saada. Hea näide hinnatõusu kohta on võtta Bitcoinist jällegi, kui aastal 2010 osteti tehti esimene tehing väljaspool online'i ja pitsa osteti 10 000 Bitcoini eest, kui keegi ei osanud veel väga selle Bitcoini tulevast hinda prognoosida. Tänase seisuga maksaks selline pitsa, hind on juba kukkunud, aga ikkagi üle $2 miljoni, nii et ma loodan, et meie hulgas keegi ei tee seda viga, et läheb ostma endale $2 miljoni kingapaari või teksapükse, kui on oma esimesed OneCoinid kätte saanud ja saaks nendega kauplema hakata. Miks on OneCoin seni olnud väga edukas ja ta on seda tõesti olnud? Turundus käivitati enne kui kaevandamine. OneCoin turundus käivitati september 2014. Pärast seda, kui seda oli 2,5 aastat ette valmistatud ja tänaseks, nagu siis öeldud, on meil ligemale 220 midagi, 223-224 000 unikaalset kasutajat ja kohe-kohe jõuame siis mööda Bitcoinide kasutajate hulgast ning selline arengutempo on üllatanud kõiki, nii neid kasutajaid kui ka loomulikult firma omanikke ja asutajaid ning idee autor, kes on siis OneCoin taga, on doktor Ruža Ignatova, alles 34-aastane naisterahvas, on siis aastaid jälginud krüptovaluuta arengut, on nõustanud mitmeid krüptovaluuta tegijaid tänu sellele, et tal on väga hea professionaalne taust nii finantsmaailmast kui ka siis juriidilisest ärimaailmast ja pangandusest ning huvi krüptovaluuta kui sellise raha vastu muutus nii tugevaks, et ta otsustas rakendada oma teadmised ja kogemused ning luua siis selline krüptovaluuta projekt, mis järgnevate aastate jooksul kataks suure osa maailma ning oleks jõukohane ja kättesaadav kõikidel inimestel, kes seda soovivad. Vaatamates oma noorele eale on ta töötanud juba korporatiivpanganduses väga suurte portfellite haldajana, riskide haldajana. Ta omab 2-kordset doktorikraadi ökonoomikas ja siis juuras ning on töötanud panganduses nii Ameerikas, Euroopas, Venemaal, on olnud McKinsey ja Company noorim partner ning kirjutanud väga kalleid keerulisi statistikaprogramme näiteks Deutsche Bankale ja valitud 2 aastat järjest Bulgaaria ärinaiseks ning seda siis kõike alles 34-aastasena ning firma juhina on ta äärmiselt ambitsioonikas, väga töökas inimene. Mul on olnud isiklikult hea võimalus temaga tuttavaks saada, temaga mitu korda kohtuda ning kuulda sellest äriideest ja tema visioonist juba detsembris 2014 ning pean tunnistama, et kõik, mida ta sel hetkel rääkis ja planeeris lähikuude arenguks, on osutunud tõeks, on osutunud rohkem kui tõeks, see on toimunud palju kiiremini ning tean üht-teist, mida firma lähiaja jooksul meile pakub, mis töövahendite ja võimalustega ta välja tuleb ning Ruža Ignatova on siis suuresti see isik, tänu kellele OneCoin on just see, kelleks ta on täna saanud ning loomulikult, mis saab siis OneCoinist järgnevate aastate jooksul. Ta on kirjutanud ka 2 raamatut,
nii krüptovaluuta kui investeerimise pangandusvaldkonnast üldse ning on siis hea teada, et meil on selline firma omanik, kes on selles valdkonnas ennast maailmas juba ainult mitte tõestanud, vaid ka siis praktiliselt omab kogemusi ning kontakte just nimelt selles valdkonnas, kuhu poole OneCoin areneb ning veelgi siis 2-kordne aasta ärinaise tiitel annab veelgi kinnitust sellele, et ta on hinnatud ja väga töövõimeline inimene ning firma juhina ja omanikuna loomulikult annab see meile just seda kindlust, mida on vaja, kui sa uue projektiga alustad ning nii-öelda võtad enda jaoks nagu riski siis sukeldudes uude ärimaailma, uude valdkonda, millega ei ole ise seni tuttav. Firma meeskonnas on ligi 50 inimest, peakontor asub Sofias, kuid on veel harukontoreid Soomes, Dubais, Hongkongis, Gibraltaris ja neid tuleb juurde vastavalt sellele, kui palju on siis vaja firmale neid avada, sõltuvalt liikmete arvust ja aktiivsusest maailma erinevates regioonides. Firma põhitegevus on siis finantsilises mõttes või juriidilises mõttes koolituspakettide müük. Ja koolituspakettide müük sellepärast, et see on toode, mida siis saab läbi interneti kergelt müüa ning selle tootepaketiga siis saavad inimesed kaasa tasuta tõukeneid ehk ma nimetan seda siis optsioonideks, mida saab vahetada OneCoinide vastu. Ehk siis kokkuvõtlikult me ei osta krüptovaluutat, me ostame koolitust, krüptovaluuta ja finantskoolitust ning me saame koolituspaketiga kaasa siis põhimõtteliselt tõukeneid, mida saame vahetada kaevanduses OneCoinide vastu. Seega OneCoinid on meile kingitus koolituspaketile lisaks ning tegelikult siis see kingitus ongi meie kõige suurem väärtus, kuna vaadates Bitcoini arengut ja edulugu on näha, et edukas ja kasutust võimaldav krüptovaluuta hind võib tõusta väga kõrgele, seega koolituspaketiga saadud OneCoinide hind lähiaastatel võib olla väga oluliseks rikkuse ja sissetuleku allikaks ning kuidas seda hankida, kui palju seda tasuks hankida ja mismoodi koolituspakettide müügiga üldse saab teenida, sellest siis juba pajatabki nüüd boonusplaan, mis aitab inimestel motiveerida ja siis ennast rakendada OneCoini levitamises ja vastutasuks siis firma premeerib neid erinevate boonustega, mida boonusplaan võimaldab sõltuvalt tehtud tööst ja töö antud juhul tähendab loomulikult käivet, kui suur on müüdud tootepakettide käive teie ja teie võrgu poolt. Tootepakette on meil 5 erinevas hinnaklassis ning hinnad algavad 100 eurost, mis on täiesti igale ühele jõukohane ja lõpevad 5000 euroga. Pakette võib osta endale igaüks nii palju, kui soovib, nende arv ei ole piiratud ja paketi ostuga kaasneb ainult ühekordne 30-eurone siis registreerimistasu ning edasi on firma lubanud, et püsikulusid ei rakendata, ehk siis investorid, sõltumata investeeringu suurusest, saavad rahulikult siis jälgida firma arengut ja oma portfelli kasvu, ilma et nad peaks siia midagi lisaks investeerima. See on väga oluline ja tähtis nüanss, mida kindlasti siin paljud kõrgelt hindavad. Ning iga tootepakett, sõltuvalt tema nimi väärtusest, genereerib täpselt sama palju punkte ning need punktid on siis aluseks
erinevate preemiate väljamaksmisel sõltuvalt teie töö tulemustest. Kõikidel pakettidel alates 500 eurost käib kaasas ka OnePay pangakaart ehk Mastercard, millega te saate siis oma teenitud tulu kasutada, välja võtta, maksta poes, mida iganes, ehk siis täpselt nii, nagu te täna kasutate oma pangakaarti oma poes tehingute tegemisel. Kuna OneCoin kasutab oma boonussüsteemis binaarstruktuuri, siis binaarstruktuur põhimõtteliselt tähendab seda, et igalühel on võimalus endale luua 2 meeskonda. Üks meeskond moodustab siin ära märgitud siis vasaku tiimi, antud juhul punasega märgitud, ning teine meeskond moodustub paremale teie alla. See oleks siis antud juhul siis teie parem meeskond ning selle vasaku ja parema meeskonna käibe kasvust sõltubki teie iganädalane sissetulek. See on siis loomulikult täiesti vabatahtlik. Selleks, et soetada endale portfell ja teenida kasu OneCoini hinnatõusult, ei pea mitte mingit meeskonda ehitama. See on ainult lisavõimalus, kuid kuna meeskonna ehitamine võimaldab teenida boonuseid ja sissetulekuid iganädalaselt ja väga kiiresti, tasub seda täitsa kaaluda, seda enam, et kui te olete endale soetanud hea toote, mis teile meeldib, siis kindlasti on teie hulgas ka palju tuttavaid, kes tahaksid seda sama ja parem pakkuda seda võimalust esimesel võimalusel ehk võimalikult kiiresti, kui OneCoinid on odavamad. Ja kui see pakkumine teisi huvitab, siis firma teile maksab boonust vastavalt tekkinud käibele mitmetes erinevates kategooriates. Ja miks see on veel oluline? Sellepärast just, et väga paljud inimesed, kes tahaksid investeerida ja oleks nõus krüptovaluutasse raha paigutama, võib-olla ei oma seda täna piisavalt, et seda teha või teha sellisel määral, nagu nad soovivad, siis müügiboonuse pealt on võimalus seda raha väga kiiresti juurde teenida ning teil on võimalus osta endale see krüptovaluuta portfell sellisel kujul, sellises suurus, nagu te tahate, ilma et te peaksite sinna palju oma raha panema, vaid te saate kasutada siis teenitud raha, seega see maandab teie riski ning võimaldab teil luua portfelli võib-olla, millist teil täna ei oleks üldse võimalus hankidagi. Esimene on siis otsemüügiboonus. See tähendab seda, et kui teie, olles siin üleval, olete soetanud omale koha, valinud ära paketi, maksnud paketi ära, siis teil on võimalus soovitada ja müüa tootepakette ka teistele ning tehes siis paketimüügi otse isiklikult, näiteks siia vasaku jala esimesele kohale, siis firma maksab teile 10% sellest müügiboonusest ehk siis tähendab käibenumbrist. Kui ostetakse pakett summas 500 euri, siis te teenite selle pealt otsemüügiboonust 50 eurot. Kui pakett on 1000 euri, siis on teie boonus 100 ja kui pakett on 5000 euri, siis on see boonus 500 eurot. Väga lihtne. Arvestus käib nädala kaupa, kõik müüdud paketid otse teie poolt liidetakse nädalas kokku ja süsteem arvutab siis automaatselt 10% kogu müügikäibest teile müügiboonust. Teine, hoopis olulisem boonus on võrguboonus ehk siis binaarboonus ja see on väga suure potentsiaaliga sissetulek, sest kõik inimesed, kes teie võrgus tootepakette edaspidi ostavad, igaüks kuulub teie meeskonda, kas siis siia vasakusse või paremasse, kuhu poole te olete kellegi paigutanud ning igalühel on seesama võimalus registreerida inimene kas vasakule või paremale ja nii edasi, vasakule või paremale ja sellest kasvab suur võrk, kui te seda tahate ja kui te sellele kaasa aitate ning kogu teie selle võrgu nädalakäive, aga seal võib olla 10 inimest, 100 inimest või ka 1000 inimest, moodustab teile
siis järgmised 10% sissetulekut nõrgema jalakäibe järgi. Ehk siis antud juhul, kui nõrgem oleks parem, sest parem tundub pilli järgi natuke väiksem, siis see käibe, mis teil tuleb näiteks, kui nädalas liituks 3 inimest, selle pealt kokku, kui see on nõrgem kui vasak, siis see ongi teile binaarboonuse maksmise aluseks. Nii et, kui seal ostetakse näiteks 3000 eurost paketti, see on 3000 eurot käivet, millest siis teie teenite endale 10% ehk 300. Kui seal on suuremad või väiksemad numbrid, siis loomulikult on numbrid suuremad või väiksemad. Võrk võib kasvada lõputult sügavaks ja minna lõputult laiaks ja seal võib olla ükskõik kui palju inimesi ja mingeid piiranguid selle võrgu kasvule ei seata. Ainuke piirang, mis siin siis kõikide boonuste peale kokku võimalus teenida, on 35 000 eurot nädalas. Seda ei olegi nii väga vähe, nii et see on väga massiivne sissetuleku alus, arvestades, et inimesed ei kuluta raha mitte toodete või kauba ostmiseks, mis jääb tihtipeale riiulisse seisma, vaid inimesed soetavad endale investeerimisportfelli ja seega käibed on suhteliselt suured, sest inimesed tahavad tulevikuks enda finantsolukorda kindlustada ja seega võrguboonus on siis väga hea sissetulekuallikas, mis võimaldab teil hankida jooksvat lisaraha ja ka oma portfelli suurendada. Muide, samamoodi mõtlevad kindlasti ka paljud teised ja see on üks põhjusteks, miks OneCoini võrk kasvab suhteliselt kiiresti ja keskmine portfelli suurus on siin tunduvalt üle 1000 euro ühe kasutaja kohta. Järgmine boonus on matching boonus ja see on oluline boonus selles mõttes, et see meeskond, keda te enda alla kasvatate, ju teenib raha erinevatele inimestele ja teile makstakse 10–25% kõikide teie võrgus olevate inimeste sissetulekutest, sõltuvalt siis sellest, mitmendal tasemel nad teie jaoks asuvad. Ehk siis, kui te aitate oma tuttavatel teenida näiteks 100 eurot nädalas, 200 eurot nädalas, 500 000 või mida iganes, siis firma maksab 10–25% iga teie tiimi liikme palgast boonust kuni 4. tasemeni välja. Väga konkreetne põhjus, miks tasub aidata siis oma tiimil sissetulekuid teenida, sellepärast et loomulikult on ju teie sõbrad-tuttavad, tiimiliikmed rahul, kui nad saavad oma finantsolukorda parandada ja portfellit suurendada, kuid teile lisaks hea töö ja aitamise eest siis firma maksab veel lisaboonust just nende inimeste teenitud palkade protsendilt. Siin on konkreetne näide siis ühe nädala sissetulekutest näiteks, kus 500 eurot on otsemüügiboonus ehk konkreetselt ühe 5000 paketi müügi eest. 2520 eurot on binaarboonus, mis tuleb siis nõrgema jala käibest 10% boonuse näol ja antud juhul üle 9000 euro näiteks on matching boonus, mis tuleb tiimi kõikide liikmete sissetulekute pealt 10–20% preemiat. See matching boonus on OneCoinis väga tugev ja väga jõuline boonuse liik ning siin on ainult mõningaid tingimusi, mis matching boonuse hankimiseks on vaja. Nendest üks on see, et teil peab olema kummaski tiimis ehk vasakus ja paremas vähemalt üks 500 eurose paketiga liige ja mida suurem on teie oma pakett, kõige parem tycoon, siis annab teile maksimum matching boonused kuni 4 tasemelt. Nii et see on matching boonus on väga tõsine boonuse liik, kuid kõige tähtsam on see, et ta võimaldab teil siis
ennekõike oma passiivne investeering teha maksimaalselt suureks ja ma just vaatasin, et veel kord ma pean uuesti näitama seda matching boonuse tabelit, kuna unustasin ekraani ümber lülitada. Kordan veel kord üle. Matching boonus siis antud juhul siin nädalasissetulekutest moodustas 9000 eurot. See on siis 10–25% oma tiimiliikmete sissetulekutest, lisapreemiana 2520 eurot on binaarboonus ehk siis nõrgema meeskonna punktikäibest või rahalisest käibest 10% ja antud näite puhul oli siis 500 eurot otsemüügiboonus, mis tuleb siis ühe Tycoon paketi müügist ja kokku kogu boonuste summa siis on päris märkimisväärselt hea sissetulek, seda ainult 5 kuu töö tulemusena ning siit ka kinnitus selleks, et ei ole vaja kindlasti väga kaua ja väga palju õppida, et OneCoiniga raha teenida, vaid see protsess on suhteliselt kiire ja kõik, mida on tarvis, on võimalus reaalselt õppida töö käigus ning ellu viia väga lühikese aja jooksul. Ning mõningaid siis matching boonuse näiteid veel siit firma leheküljelt. Te võite leida neid ka tegelikult ise, kui te seda presentatsiooni hiljem vaatate. Me praegu võib-olla ei lasku väga detailidesse, kuid see on midagi, mille poole kindlasti pürgida. Tasuks võib-olla ära märkida esimese 30 päeva lisaboonust otsemüügi pealt, ehk kui teie otsemüügi boonus ületab 5500 või otsemüügi käive ületab 5500 eurot või rohkem, siis firma maksab teile 10% lisa ehk põhimõtteliselt teie boonus on kahekordne ning seega esimese 30 päeva isikliku töö tulemus kahekordistub ja alguses tasub teha tööd kiiremini, sest et see sissetulek võimendub oluliselt. Lisaks on siin erinevaid preemiaprogramme, autasusid, karjääriredelit, mis tuleb töö käigus, ei lange praegu detailidesse, see ei ole niivõrd oluline, kuid võib olla kindlad, et siin on lisamotivatsioone, mida firma teile pakub. Üks oluline, mida siiski ära mainida, oleks Aurum Goldcoin, ehk siis teie portfelli lisaks OneCoinile kuuluvad ka uudne hübriidkrüptovaluuta Aurum Goldcoin. See on puhta kullaga garanteeritud hübriidkrüptovaluuta ja see kuld asub reaalselt Dubai pangas, seifis ning kõigi meie portfellis saab olema otseviide ühe või teise kullakangi numbriga, kust teie kuld on pärit. Seega, hankides tootepaketi saate te Aurum Goldcoini ja OneCoini ühes portfellis, seega veelgi alandab riski, annab teile suurema portfelli väärtuse ning ka Aurum Goldcoiniga tuleb kaasa oma preemiaprogramm, millest juba lähemalt räägitakse Dubais mai keskel suurel konverentsil ning kes veel ei ole sinna omal piletit hankinud, tasuks seda kiiresti teha, sest see on firma senise ajaloo kõige olulisem sündmus, mis leiab aset 15–16 mai Dubais. Nüüd, üks olulisi küsimusi on kindlasti see, mida ja kui palju võiks OneCoini hind olla näiteks aasta, 2 või 3 pärast. Ehk siis see huvitab just neid, kes tahavad teha endale passiivse investeeringu, ei kavatse selles turunduse pooles osaleda ning loomulikult ühene vastus on, et me täpselt ei tea, kuid selge on ka see, et firmal on olemas oma prognoosid, oma mudelid, millega hinnatõusu võiks ennustada, on teatud tööd, mida on tehtud selleks, et OneCoini lasta ringlusesse, et tal oleks kasutajaid ja kaupmehi, kes seda vastu võtavad ning see hinnaprognoos, mis siin on välja joonistatud, on tehtud tegelikult september 2014
ja põhineb firma kasvuprognoosil, mis on tänaseks ületatud circa 3-kordselt. Seega, see on pigem väga pessimistlik kasvuprognoosi hinnang või hinnatõusu prognoos ning aasta lõpuks prognoosib firma, et OneCoin maksab vahemikus 2,5 kuni 5 eurot ühe OneCoini kohta. Ja võtaks just näiteks selle 2,5 euri, mis on tänase seisuga umbes 1% Bitcoini hinnast, ja kui arvestada, kui palju on OneCoinil eeliseid ja kui palju suurema kasutusulatusega see tuleb olema võrreldes Bitcoiniga, siis on päris selge, et selline suhteliselt tagasihoidlik hinnaprognoos, ütleme niimoodi, et ei ole kindlasti liiga ebareaalne. Kohe vaatame, mida selline kasvu või mida selline hind annaks meile kui siis investorile. Vaatame veel enne üle, mida firma on prognoosinud OneCoini hinnaks 3 aasta pärast, ehk siis hind võiks jääda vahemikku 50 kuni 100 euri ühe OneCoini eest. Kuid millel nüüd need argumendid põhinevad? Loomulikult sellel, et OneCoinil on palju kasutajaid, et teda on lihtne siis tegelikult integreerida finantsmaailma, et ta on kasutatav läbi pangakaardi ükskõik kus, praktiliselt maailma müügipunktis või sularahaautomaadis ning nagu siis oli mainitud, kõik meie liikmed, kellel on vähemalt 500-eurone tootepakett, saavad Mastercardi tasuta paketiga kaasa ja seega teil on võimalus siis OneCoini kasutada ükskõik kus maailmas. Ja see on esimene oluline tegur, mis OneCoini hinda toetab, kuna see tähendab nüüd seda, et meil saab olema miljoneid kasutajaid ja kümneid ja sadu miljoneid kasutuskohti, kus te saate OneCoiniga maksta. See on midagi sellist, mida krüptovaluuta pole kunagi omanud ja nüüd, kui arvestada, et me prognoosisime hinnaks aasta lõpus kõigest 1% kuni 2% Bitcoini hinnast, siis on mõistagi arusaadav, et see ei ole liiga suurelt ülepasutatud hinnaprognoos. Kuid tänu OneCoini omalaadsele splitisüsteemile, mida kõik teie ostetud paketid teevad, sõltuvalt paketi suurusest on teil 1, 2 või 3 splitti. Split tähendab seda, et teie saadud tokenid, mis tuleb paketiga kaasa, nende arvu siis korrutakse 2-ga 1, 2 või 3 korda. Ja see tähendab seda, et loomulikult teie portfelli väärtus siis kasvab nii mitu korda. Ja kui me vaatame praegu, võtame aluseks paketi, mille hind on 1000 eurot, sellega tuleb teil kaasa 10 000 OneCoini, 10 000 tokenit ja see pakett teeb läbi ühe spliti. Ja pärast ühte splitti on teil 20 000 tokenit. Ja tokenid suunatakse siis kaevandusse automaatselt, mille eest süsteem siis väljastab teile mõne aja möödudes praeguse kaevanduskursiga 3333 OneCoini. Kuna OneCoini nimiväärtus on pool euri ühe mündi kohta, see on miinimumväärtus, millest hind allapoole ei saa kukkuda, siis ainuüksi miinimumväärtusega on teie portfelli hind, ilma et te mitte midagi teeksite, 1600 eurot pluss umbes. Seega, soetades portfelli ja kasutades ära splitti, mis tuleb kaasa kõikide pakettidega, olete te teeninud juba kasu veel enne, kui OneCoini hind tõuseb. Ja kui me nüüd võtame selle kõige tagasihoidlikuma hinnaprognoosi, et OneCoin maksab aasta lõpuks 2,5 euri ühe mündi kohta, siis me jõuame siia keskele, mis annab meile hinnaks või teie portfelli väärtuseks 2,5 euro juures 8000 eurot umbes. Nüüd on selge, miks tasub omale
OneCoini soetada. Miks tasub neid kaevandada? Sellepärast, et tänu spliti võimendusele ja eesolevale hinnatõusule on võimalus teenida märkimisväärset kasumit. Nagu öeldud, 0,5 eurot on miinimumhind, see ei saa langeda, hind saab ainult tõusta. Kuid on pakette, mis teevad rohkem splitte kui üks ja üks selline on Tycoon Trader. Tycoon teeb meil siis 2 splitti. Siit on see siis näha, et 60 000 tokenit esialgu, mis te saate paketiga kaasa. Ükskord teeb splitti, annab teile 120 000 tokenit, teistkordselt 240 000 tokenit ja hetkel on kaevanduse raskusaste siis 1,6, mis tähendab seda, et teil on vaja 6 tokenit ehk saada 1 OneCoin. Jagame 40 000 6-le ja saate, jagame 240 000 tokenit 6-le, te saate 40 000 OneCoini ja seega teie portfelli nimiväärtus praeguse kaevandusraskusastme kursiga oleks 20 000 eurot. Ning kui OneCoin maksab aasta lõpus kõigest 2,5 eurot tükk, oleks teie portfelli väärtus, juhul kui te kaevandaksite OneCoini kursiga siis 6-1-le umbes 100 000 euri. See on kõik matemaatiline parantamatus, mis puudutab splitti. Kõik paketid ja kõik tokenid teevad läbi siis 1, 2 või 3 splitti, sõltuvalt kuidas ja mis järjekorras need paketid on ostetud ning see annab siis passiivse sissetuleku tegemata mitte midagi peale selle paketi ostmist. Kuid kui te soovitate ka sõbrale, siis loomulikult teil on võimalus teenida ka mõningast tulu marketingi pealt ja kombineerides seda siis oma investeeringuga, te saategi võtta välja OneCoinist maksimumi, mida see võimaldab, eriti praeguses varases staadiumis. Seega, siinjuures oleks nüüd aeg teha kokkuvõte OneCoini tegevusest tavalise kasutaja pilgu läbi, ehk see oleks siis see, et leida omale sobiva väärtusega portfell, mis oleks jõukohane ning siis teile rahulikult soetatav, ilma et te peaksite muretsema selle eest, kui suure summa te olete investeerinud. Kui vajate rohkem ja raha pole, siis kasutage soovituse abi, soovitage sõbrale, kasutage turunduse jõudu ning saate omal teenida lisa ja soetada portfelli, ilma et te peaksite omast taskust investeerima ning miks on väga oluline, sest tegelikult OneCoin areneb ja levibki ju ainult tänu nendele liikmetele, kes selle turundusega tegelevad. Kui meil ei oleks aktiivseid turundajaid, siis ei oleks meil ka OneCoini suurt levikut ega mingit hinda. Nii et ükskõik, kuidas me ka ei vaataks selle turunduse aspektile, kuid ainult turundus ongi see, mis ühe või teise brändi hinda tõstab ja täpselt sama reegel kehtib ka OneCoini puhul. Siin ei ole mitte mingit erandit. Kuid üks asi on kindel, krüptovaluuta puhul kehtib reegel, et mida edasi läheb aeg, seda raskemaks läheb kaevandamine, sest matemaatika neid võrrandeid on, valemeid on raskem arvutada, mida rohkem on õigeid vastuseid käes, seega mida aeg edasi, seda rohkem on vaja teil tokeneid, et OneCoini saada. Kaevandusraskusaste tõuseb ja kui praegu on vaja 6 tokenit ehk saada ühte OneCoini, siis firma juhi hiljutine hinnang aasta lõpuks on see, et 2015. aasta lõpuks on vaja 50–60 OneCoini, et kaevandada välja, on vaja 50–60 tokenit, et kaevandada välja ühte OneCoini ehk umbes 10 korda rohkem. See on juba konkreetne alus, mis surub ka OneCoini hinda ülespoole ja kas OneCoin maksab aasta lõpuks 2,5 euri, 5 euri või midagi muud, seda näitab aeg, kuid juba praegu on protsess läinud käima. Kaevandamise raskusaste on juba paarkümmend protsenti esmasest tõusnud ning lähiajal tõuseb veel ja jääb tõusma eksponentsiaalse kiirusega.
Meie võimalus on ainult võimalikult kiiresti võtta kinni sellest pakutud võimalusest, registreerida koht, valida pakett ja alustada tööd ja rääkida sõbrale. Ning kõik vajalikud oskused õpib töö käigus, neid ei ole tõesti palju ja nagu te näete, webinaride, koolituste ja materjalide abil saate ennast infoga kiiresti kurssi viia ning projektist kiiresti kasu saada. Kuna tegemist on ainult interneti teel leviva toote teenusega, siis loomulikult on seda ka väga lihtne turustada edasi piiri taha teistesse riikidesse ja võib ka väita, et ja fakt on, et Eesti tiimist ligi pool on tegelikult väljaspool Eestit, Ukraina, Kasahstan, Ungari, Venemaa, Soome ja paljud teised riigid. Seega see on tegelikult, võiks öelda, esimene reaalne võimalus tavalisel inimesel läbi väga lihtsa turustuskontseptsiooni oma äri viia välja Eestist kaugemale, panna see kiiresti raha teenima ning ennekõike soetada omal portfell, mille väärtus tulevastel aastatel jõuliselt kasvab ning seesama väärtus on seotud otse teie Mastercardiga, OnePay Mastercardiga, millega te saate igas poes kaupluses maksta. Ehk revolutsioon on toimumas krüptovaluuta maailmas, rahamaailmas üldse, nii nagu Skype tegi revolutsiooni telefonimaailmas ja on meil kõigil kasutada, nii on krüptovaluuta järgmine paratamatus finantsmaailmas, sellest on rääkinud paljud, sealhulgas ka Bill Gates, Microsofti asutaja. Kõik selle informatsiooni te leiate näiteks ka meie Facebooki lehelt, kuidas meie Facebooki lehele registreerida, seda küsige inimeselt, kes teid siia esitlusele kutsus. Seal on meil väljas väga palju informatsiooni, materjali OneCoini tegevusega alustamiseks. Nii et tänan kõiki, kes osalesid täna meie esitlusel. Loodame, et informatsioon oli huvitav ja veenev ning loodame teid kõiki peagi näha meie järgmistel webinaridel ja esitlustel Eesti erinevates linnades. Ilusat õhtu jätku ja pealehakkamist!